Hea küll, läheme edasi nüüd meie päeva siis järgmise plokiga. Iseteeninduslahendused ja nüüd räägiks siis veel ka iseteeninduskeskkonnad. Aga ennem kui me nendesse tegelikult liiguksime, ma tuleks sammu tagasi. Siin on nii ägedad pildid, et ma juba peaaegu ostaks ise selle tarkvara kõik ära niimoodi, aga sellel alati eelneb all mingi vundament. Ehk et me räägime digitaliseerimisest üldiselt. Ennem kui me ehitame sinna peale iseteeninduslahendusi, siis tegelikult oleks vaja nii-öelda sissevaatav digitaliseerimine. Ehk et mul peaks olema ikkagi tegelikult toimiv infosüsteem, toimiv ERP, kuidas mul täna on nii-öelda korraldatud müügiprotsessid, kuidas mul on ladu korraldatud, kuidas toimuvad infovahetused erinevate töökeskuste vahel. See peaks liikuma igatpidi nii-öelda korrektselt reaalajas, aga mitte, kuna ma ise tegelen hästi palju nii-öelda tootmis- ja tööstusklientidega, siis näiteks mul on päris sageli, et kui me käime auditeerimas ettevõtted, siis kõige sportlikumad inimesed alati on laotöötajad. Ehk et nendel tuleb sükene 12–15 kilomeetrit ütleme käimist päevas ja ütleme räägime siis sellisest statistilisest 2–3 tunnist tööpäeva jooksul, mis ta tegelikult käib mööda igasuguseid laovahesid, otsides kaupa ja muid materjali seal taga, et tegelikult tuleks alustada just sellisest nii-öelda sissevaatavast digitaliseerimisest, et kõigepealt kuidas saada enda nii-öelda see sisemine pool võimalikult palju digitaliseeritud, et seal oleks mul info liikumine võimalikult kiire ja ei tekiks igasuguseid nii-öelda punnseisusid, et kui me nüüd korra vaatame siia välja vaatavasse digitaliseerimisse ehk kliendi poole, need ägedad lahendused, mis siin kõik siis nii-öelda peaksid toetama teie müüki, eks ole. Ja samamoodi siis ka need P2P keskkonnast, millest ka Kareli siin kohe rääkima hakkab, et kuidas siis sellised lahendused ühelt poolt toetavad tegelikult kliendi siis sellist nii-öelda ostuteekonda teie infosüsteemis, aga seal taga peab olema teie enda nii-öelda support ka teie enda tänase infosüsteemi poole pealt. See asi ei saa töötada nii-öelda ühepoolselt, et need on alati üles ehitatud nii-öelda sellisele topelt liikumisele. Ja mida kiirelt tahaks kergelt ka puudutada on erinevad EISi toetused. Kas te olete kasutanud siin näiteks eelmine aasta, on keegi teinud digitaliseerimise teekaarte? Oled teinud? Väga. Just. Ehk et jätkuvalt EISil on tegelikult päris palju on hetkel avatud erinevaid toetusmeetmeid, mille aluseks on olnud siiamaani siis ka digitaliseerimise teekaart, uutest teenustest lisanduvad ka digistrateegia, diginõustamine, tegelikult on olemas täitsa eraldi meetmeid, millega on võimalik ka kuni 10 000 eurosed projektid 50% toetusega, kust on võimalik siis teha ka tarkvara liidestusi, integratsioone. Ehk et kui kellegile pakub näiteks nüüd huvi sinna ala kasutan Noomi, aga nüüd tahaks näiteks ütleme, et sinna integreerida mingisugust Cloudixi komponenti, mis iganes see on, siis tegelikult on võimalik selliseid toetusi väga edukalt kasutada. Ja kuni isegi näiteks töötukassani välja. Ehk et see nüüd ei tähenda seda, et siin kõik homme töötud on, aga tegelikult töötukassas on olemas sellised jällegi meetmed, mille abil on võimalik tõsta nii-öelda oma töötajate digipädevust. Ja meie oleme siis näiteks ka haridusministeeriumis nii-öelda siis vastava märkega, et me võime viia läbi siis täiskasvanutele suunatud tellimuskoolitusi. Ja selleks meil on nii-öelda loodud ka vastavad programmid, siis nii-öelda erinevad laoprogrammid, mitte laoprogrammid, vaid laokoolitusprogrammid, müük, finants, ladu, tootmine, kõik siuksed asjad. Ja ma ei ole veel kuskil eriti kohtanud, aga seal on 85% on toetusmäär. Nii et miks mitte kasutada selliseid asju, ütleme, et ka teie enda tänastes infosüsteemides, et tõsta nii-öelda teie oma töötajate pädevust digilahendustes ja miks mitte kasutada ka väliseid konsultante või nõustajaid, kes aitavad teie enda tänases infosüsteemis tegelikult rohkem selgusele saada. Mis on teie tänased kitsaskohad, kuidas lahendada neid uusi huvitavaid nii-öelda siis selliseid kliendi teenindusrakendusi. Ja kuidas need parimal võimalikul moel nagu siis teie ökosüsteemis teenivad seda ühtset eesmärki. Et kindlasti nagu kasutage ja uurige või küsige, ma olen ka pärast siin saadaval, et võin vabalt rääkida erinevatest meetmetest, mis iganes probleemid teil parasjagu on või kus te olete, et saan nagu suunata teid õige rahastusallika juurde. Ja EISi erinevad meetmed täna tõepoolest annavad 50–70% toetust.
nii et omafinantseerimine on kõigest ainult selline 30–50%, aga see sõltub siis meetme eripärast või see sõltub ka teinekord kliendi enda siis asukohast. Et tavaliselt väiksema toetusega on Tartu linn, Harjumaa ja Tallinn, aga väljaspoole neid piirkondasid saavad siis suuremad toetusi. Et see oleks olnud mul väike ülevaade nii-öelda siis digitaliseerimise tähtsusest kogu sellel teekonnal ja võib-olla siit Karili siis jätkabki kohe, kuidas ja mismoodi on täna klientidele ehitatud selliseid B2B keskkondasid. Ja neid on mul kõige rohkem tulnud tootmis- ja tööstusettevõtetel ette, sellepärast, et on erinevad kitsaskohad. Et võin näiteks hästi kiire näite tuua, on mööblitootja. Et tal on hästi suur tuli on peal müügimeestel ja näiteks pakkumiste realiseerimise tõenäosus on ainult 20%. See tähendab, et 80% ajast nad joonistavad seal midagi, üritavad neid pakkumise majast välja saata. Tohutu aeg kulub, müügimees võib-olla ise ei oskagi joonistada, ta läheb kuskile konstruktori juurde, kes tal aitab seda teha ja see kõik on puhas kulu. Ja kuidas siis tegelikult seda asja nagu lahendada selliste B2B keskkondadega ongi see, et sa saadad kliendi ise sinna nii-öelda ökosüsteemi või sellesse keskkonda ja sinna on võimalik näiteks ka mööblitööstuse puhul integreerida kalkulaatoreid erineva infoga, mis võetakse sinu nii-öelda siis andmebaasist. Sul on seal, ütleme, et kas valmistooted, pooltooted, nendel on küljes mingid müügihinnad ja tegelikult need kalkulaatorid aitavad sul tegelikult selle, mis sa tahad, kööki näiteks tahad või mida iganes osta mööblit, eks ole, aitavad seal visualiseerida ja tagant päris üsna täpselt anda siis sellise materjali, kulu, visuaali ja vaat see info, mis siit juba tuleb, läheb päris kvaliteetselt juba nii-öelda müügimehele. Ja müügimehel on palju vähem selle võrra tööd, et hakata nullist kliendiga arutama asja või nagu mul on näidatud, saadetakse tavaline A4, mille peal on pildikaga joonistatud, ütleme, ma tahan sellist kööki. Ja nüüd me hakkame siis nagu koos konstruktori ja mitme inimese ressursikuluga joonistama seda kõike ja pakkuma. Et selleks ongi sellised nii-öelda B2B lahendused, väga ideaalsed, et kuidas klienti panna seal ise tegema asju, mida minu müügimees võib-olla ei peaks tegema ja ma saaks tegelikult seda tuld maha võtta ja mitte ainult müük, seal on päris palju muid elemente samamoodi. Aga siin toredamad tüdrukud räägivad juba lähemalt sellest, et... Tere, minu nimi on Karili ja kõigepealt ma räägin teile siis B2B tellimiskeskkonnast, mille me siis koostöös kliendiga vastavalt nende vajadustele lõime. Et kliendi vajadus oli siis selline, et neil on edasimüüjad, koostööpartnerid, müügiesindajad, kes siis tellivad neilt enda klientidele tooteid. Et selleks, et siis seda tellimisprotsessi kiirendada, sai loodud neile keskkond, et kust nad saavad ise oma tellimusi sisestada. Samuti, kuna see keskkond on siis mõeldud edasimüüjatele, oli vaja piirata ka noomist kuvatavate kaupade ja hindade infot. Ja oli vaja ka tellimusi sisestada siis erinevatest seadmetest, et noomi puhul on siis piirang, et sul peab olema arvuti, arvutis peab olema töökoht, aga neil oli vaja keskkonda ligipääsu nii laptopist kui ka mobiilist, kuna paljud müügiinimesed siis käivad majast väljas erinevatel objektidel, et tellimus kiiremini sisestada, saaksid nad selle automaatselt telefonis teha. Ja samuti oli vaja neil ka reaalajas siis jälgida tellimuste seisu, et näiteks enda siis nii-öelda koostööpartneriga ümber leppida tarneajad, tellimuste muudatuste osas, anda veel mingit lisainfot. Koostöös siis saigi loodud neile Cloudixi platvormile tellimiskeskkond, mida saab siis kasutajapõhiselt seadistada, et sisse kuvades kuvame me siis kõiki nii-öelda kliendi sisestatud tellimusi ja kõik need veerud, mida me siia välja kuvame, klient saab siis endal olulise info lohistada ettepoole, et kuna kõik inimesed peavad enda jaoks olulist infot teistmoodi, siis nad saavad seda siin vaates endale mugavalt ettepoole lohistada, mis oluline on. Kuna
noom on antud keskkonnas siis info kuvamisel aluseks. Noomis ettevõte ise kasutab igapäevaseks toimetamiseks palju rohkem infot, mida edasimüüjatele näha, välja näidata ei tohi, siis antud keskkonnas saab piirata, milliseid infoväljasid me välja kuvame, nii siis dokumendipäise kui ridade põhiselt. Ehk siis tellimuse sisestajale jääbki nähtavale ainult see info, mis on tellimuse sisestamisel oluline, et nad saavad sisestada siis enda klientide detailid, mis peavad siis edasi liikuma arvetele, saatelehtedele, komplekteerimisdokumentidele ja samuti siis ridade põhiselt sisestada mingit lisainfot, et kui mingisuguse toote osas nad soovivad, et tehaks mingeid muudatusi või täiendusi. Järgmine oluline piirang oli see, et noomis kuvatakse palju rohkem kaupasid, materjale, on erinevad hinnad erinevatele edasimüüjatele, siis sai loodud lahendus, kus kasutajapõhiselt saab ära määrata, millistele klientidele on antud kasutajatel või siis müügiesindajatel õigus üldse tellimusi keskkonda sisestada vastavalt sellele, millised kliendid neile lubatud on, kuvame me neid siia välja. Ehk siis, kui neil on lubatud sisestada tellimusi ainult 4 kliendile, siis rohkem kliente me neile välja ei kuvagi. Vastavalt sellele, mis kliendi nad valivad, saavad nad siis sisestada ainult teatud kaupasid, mis nendele klientidele lubatud müüa on ja tulevad ka siis kokkulepitud hinnad ja soodustusprotsendid. Soodustusprotsente saab siis määrata vastavalt sellele, et kas on mingid koguselised kokkulepped, et klient tellib 20 tükki, saab lisa 5% soodustust. Ja seda kõike siis saab nii-öelda noomis eelseadistada. Eelseadistatud infole ja kokkuleppele kuvame me infot siia tellimiskeskkonda. Ehk siis kliendil on nii-öelda nende ettevõtte sisene info rohkem salastatud, et nende edasimüüjad ei saa näha, milliste hindadega saavad nii-öelda teised edasimüüjad neid tooteid. Samuti on võimalik siis hallata siin keskkonnas ka nii-öelda lisakaupasid või kaasnevaid kaupasid, seotud kaupasid, et kuidas erinevatel klientidel need loogikad paika pandud on. Ja see on ka siis nii-öelda dokumendil ka tellimuse sisestajale kergesti nähtav, et nii eristame siis, et põhikaup on näiteks ratas ja kui ta soovib mingit lisavarustust juurde osta, siis ta saab alati lisada nii-öelda selle kaasneva rea, et ta tahab nii-öelda näiteks ühte ratast, aga ta tahab siin hästi palju lisasid juurde, et ta saab siis seda ratast nii-öelda väärindada, et võimsama ratta enda jaoks kokku panna. Ja kogu see info siis läheb ka noomi, kus siis klient ise komplekteerib vastavalt nende edasimüüjale antud infole siis selle toote kokku. Järgmine oluline punkt, mis kliendi jaoks oli see, et antud keskkonnas oleks võimalik kergelt jälgida tellimuste seisu, et kellel noom olemas on, teab, et on dokumentidel nii-öelda erinevad seisundid, iga seisund dokumendi peal tähistab midagi, et kas on, kui tellimus on kinnitatud, siis seda enam muuta pole võimalik. Mingite seisunditega saab veel näiteks mingid täiendusi juurde teha ja nii edasi, et kõik need me siis kuvame kokkulepitult siia vaatesse välja, et näiteks rohelistega on praegu kinnitatud tellimused, need on valmis saanud, edasimüüja logib keskkonda sisse, näeb, et see tellimus on valmis, kokkulepitud tarne oli näiteks nädala aja pärast, saab siit mugavalt oma tellimuse info kätte, helistab oma näiteks koostööpartnerile, annab teada, et kuule, et meil oli küll kokkulepitud tarne hiljem, aga et ma näen, et tellimus on valmis, saadame varem kauba välja. Või siis näiteks kollasega, et need tellimused pole veel töösse läinud, ehk siis edasimüüjal on võimalik helistada, leppida kokku, et tühistame näiteks need read või siis muudame seda toote sisu. Ja samuti siis filtrite abil
et meil on siia toodud välja küll ainult üks filter, aga antud filter otsib infot siis üle kõikide nende väljade, mis me siia nähtavale kuvame, et saab otsida infot siis, leida infot üles mingi kindla kliendi lõikes, mingi kindla tellimuse või siis mingi kindla toote lõikes. Et mul siin kokkuvõtvat faili antud lahenduse puhul pole, aga lahendusega saigi siis lahendatud need probleemid, et ei oleks tarvilik omada noomi töökohta, oleks kaupade ja ettevõtte nii-öelda spetsiifilise info osas piiratud nägemiste õigused, et nende edasimüüjatel oleks lihtsam ühes keskkonnas oma tellimused sisestada ning kogu seda tellimuste infot jälgida. Seda probleemi natuke üldisemalt, et mida me lahendasime seal täpsemalt? Mida me lahendasime? No me lahendasimegi seda probleemi, et noomil on ju litsentside järgi töökohtade arvud. Üleüldiselt keskkonna loomisega, mida me lahendasime? Kas tegemist on selle kondiitriettevõttega? See on, ei ole kondiitriettevõttega. Kondiitriettevõte tuleb järgmisena. Ma lähen nüüd kondiitriettevõtte juurde siis. Et meie koostööpartner Reval Kondiiter. Neil oli esialgselt soov B2B keskkonna jaoks, aga sellest kasvas välja siis nii-öelda ka B2C keskkond, et oleks nende äriklientidel ja eraklientidel siis niisugune ühtne tellimuse platvorm, mille kaudu nad saaksid oma tellimused esitada. Probleem oli ka see, et klientidel puudus siis nii-öelda ülevaade oma tellimustest. Neil ei olnud mingeid automatiseeritud teavitusi, kuna nende tellimused valmis saavad. Ja kõige suurem soov oli ka vähendada siis müügiinimeste töökoormust, sellepärast et müügiinimestele tulid nii-öelda tellimused nii telefoni teel, meilide kaudu, mingite Excelite tabelitega ja kokkuleppeliselt pidid olema tellimused nii-öelda keskkonda sisestatud kindlaks kellaajaks. Kui tellimuste sisestamine hilines, siis hilines ka nii-öelda tootmise ja toodete komplekteerimise protsess. Koostöös sai loodud neile siis tellimuskeskkond, kuhu saab sisse logida nii mobiilist kui ka arvutist ja tellimuste sisestamine on nii-öelda nii nende äriklientide jaoks kui ka müügiinimeste jaoks lihtsam. Kliente eristame siis erakliendid ja ärikliendid. Eraklientide ja äriklientide sisselogimise aknad on siis erinevad vastavalt sellele, mis info on kohustuslik ja peab nii-öelda noomis olemas olema. Ja vastavalt siis sellele, et millised need registreeritud nii-öelda see kontaktitunnus on, et kas ta on eraklient või äriklient, avaneb neile ka keskkonnas siis erinevad tellimuste jälgimiste infod. Tulemusena said nad endale keskkonna, kus siis klientidel on mugavam tellimusi sisestada. Kliendid saavad automaatseid teavitusi oma tellimuse seisust, kui tellimused on valmis saanud. Müügitöötajate koormus vähenes, sest nüüd sisestavad kliendid, koostööpartnerid tellimusi otse keskkonda ja tellimuste info jõuab kohe noomi. Ja suur efektiivsus oli ka kaubaväljastuse ja tootmise protsessis, kuna enam ei pidanud ootama, et tellimused saaksid õigeaegselt sisestatud, vaid tellimused olid juba noomis automaatselt olemas, tänu millele siis sai planeerida tootmise, sai kaubaväljastuseks luua komplekteerimise lehed, ehk siis ladu sai varem info kätte
et tooted komplekteerida ja neid väljastada. Siiski, et kuna ma ise tegin seal ettevõttes, millest just Karli rääkis, digitaliseerimise teekaarti, siis mille pärast me seda kõike tegime, algselt oligi see, et siin on 2 ettevõtet tegelikult koos, on Reval kohvikud ja Reval kondiiter. Ja kuna neid kohvikuid tõesti oli seal, ma enam ei mäleta, 15 pluss midagi, siis tegelikult probleem algas sellest, et kõik need kohvikud kondiitrisse saatsid oma Exceli faile. Iga õhtul tehti Exceli faile, mida on vaja siis tellida nii-öelda ütleme tootmisest, no eks sa tead. Ja seal käis üks selline Exceldamine, et ausalt öeldes mul olid juuksed püsti selle peale. Ja teine pool oli siis nii-öelda tellimustordid, mis olid kondiitrist endast otse ja tihti peale oli seal eraisikute tellimusi hästi palju, kus ütleme, mammad, papad kõik tahavad oma igasugustele sünnipäevatortidele kelle iganes pilte peale saata ja siis olid erinevate müügiinimeste mailboxid täis attachmendiga mingisuguseid pilte, mis tordile, kus, mida tuli nüüd panna, sageli läks pildid sassi valesti ja nendesi kõike juhtus. Ehk et mõte oli ka, et kui inimene siia nagu sisse logib, et ka eraisikuna, kui ma midagi tellin, et ma saan uploadida siis sinna ka lisainfot, on ta siis tekst või pilt või mis iganes, mis peab konkreetse tellimuse tordi juurde tulema näiteks. Et see oli nagu see digitaliseerimise teekaardi selline, ütleme nagu probleemkoht, mida me siin hakkasime nagu lahendama, et seal oli mitmeid erinevaid veel, aga see Exceldamine oli üks põhilisi, et kuidas saada nii-öelda kõik ettevõtte muud üksused automatiseeritud, tsentraalselt siia tellimusi sisestama, siis mitte nii, et tellimusi meiliga saades päev hiljem näiteks või midagi siukest. See on päris suur käsitöö oli seal. Ja nad sisestasid neid ükshaaval kõik nii-öelda siis keskuses kõikide kohvikute tellimusi. Kujutad ette, kui palju neid on siis eelnevas majandustarkvarasse. Ja seal oli terve nii-öelda mitme inimese töökoht, kes sellega tegelesid. Et see oli probleem, mida me siin nagu lahendasime ja lahendus oli siis see, mida nagu Karili just praegu teile nagu näitas ja rääkis. Ja täna see töötab ja väga hästi töötab. Kõik tulete tellima. Nii, no siis jälle mina luban, et meid töötab siin rohkem ja päeva teises pooles tulevad uued näod. Ja räägin siis veel paarist kliendi kogemusest või näitest, et võib-olla need kliendi näited täpsustan ka, et ei ole nagu selle mõttega, et vaadake, mis me kõik teinud oleme, vaid pigem, et mida me leidnud on kliendid omavahel. Meil on väga ägedaid kliente või kes omavahel kunagi kokku ei puutu ja võib-olla ei teagi, et neil on mingid ühised huvid on ju, ja lõppude lõpuks on see, et tihti mulle tundub, et me küsime klienti käest, et mida sa tahaksid. Ja kõik tahavad kogu aeg midagi, kõik tahaks kõiki asju, aga need projektid, mis tegelikult ära tehakse või millega on nagu reaalne mingi valmidus nagu ka oma aega ja raha investeerida, tavaliselt on need projektid siis, mis on päriselt olulised, on ju. Et ei jääks nagu kellelegi tunnet, et me midagi siin üritame nii-öelda pähe määrida, et kindlasti nagu see näitab, et projektid, mis on päriselt käiku läinud, on alati need, mis on nagu ka kliendile on ju olulised. Räägin siis võib-olla Netspordihallist. Ma tean, et me oleme täna Tartus, et paljud on kindlasti käinud. Kui ei ole käinud, on näinud. Suur kollane maja on linnas, et kindlasti raske mitte näha. Ja tegemist on siis Baltimaade suurima võrgualade spordikeskusega. Seal saab teha kõiki erinevaid teenuseid, alates siis ronimisseinast, mida ka ise kasutan päris palju, et selles suhtes väga südamelähedane projekt. Mõlemad projektid, millest ma siis räägin, on spordiga seotud. Endale ka väga südamelähedane teema. Lisaks siis ronimise saab seal rentida need väljakuid, sulgpall, võrkpall, padel, jõusaali pääsmeid saab osta, rühmatrennides käia, erinevad padeliturniire korraldavad, põhimõtteliselt erinevad sorti teenused, kõik, mis sa suudad nagu spordiga seoses siis välja mõelda.
Ja võib-olla alustan ka siis sellest kliendi algsest vajadusest, et spordihall on nüüd avatud olnud umbes 2 aastat, aga projekt kindlasti algas oluliselt varem, alustasid siis muidugi maja ehitusega, aga sellega koos tegelikult ka päris varajases faasis, mis on väga haruldane minu meelest, hakkasid ka mõtlema oma IT-lahenduste peale, kuna nende eesmärk oli teha spordikompleks, kus on palju erinevaid teenuseid, aga neil oleks üks integreeritud platvorm kogu klienditeenindusele või kliendi teekonnale siis. Ja teiselt poolt ka siis tegelikult need raamatupidamine ja ettevõtte enda haldus oleks kõik ühtne, olenemata sellest, et teenuseid on erinevad ja vajadused teenuse lõikes on ka erinevad. Lisaks sellele kindlasti ka oluline punkt, millest me täna väga palju ei ole rääkinud, et me oleme võib-olla rääkinud siin hästi palju tarkvarast, ilmselgelt me oleme tarkvaraettevõte, aga ka tihti klientidel on oluline ja just selles võtmes siis see riistvara ja tarkvara koostöö, et tegelikult võib-olla Kanada näites ma nii palju ei rääkinud, aga ka seal, olenemata sellest, et teisel pool maailma, me pakume neile ka teatud riistvaralist tuge ja teeme koostööd, et meie riistvara siis töötas tarkvaraga koos. Et antud projektis ka, et siis oli kindlasti kliendile oluline, et ei peaks nagu hakkama komplekteerima siit-sealt, et võtate oma ekraani siit ja iseteenuskassa siit ja siis keegi paneb sinna tarkvara peale, et oleks selline ühtne punkt, kuhu saab oma IT-lahenduste probleemidega siis pöörduda. Ja kindlasti nende kõige suurem eesmärk siis on täisautonoomselt juhitav spordihall. Ei tähenda jällegi seda, et koha peal ei ole kunagi ühtegi inimest, vaid pigem see, et sul ei ole 24/7 või avamise ajal kogu aeg vajadus, et keegi seal on. Ja samamoodi kasutavad siis neid hübriidlahendusega, jõuame võib-olla lahendusteni siis hetke pärast. Ja nagu ikka iseteenuslahendust me oleme seda ka enne rääkinud, et tööjõukulude kokkuhoidmine, stabiilne ja kiire kliendi kogemus on ka kindlasti oluline, kuna tegemist on sellise teenusega, mida paljud kasutavad jätkuvalt, kui sa käid ühe korra jõusaalis või ühe korra padelimängimas, käid ka teise korra ja kolmanda korra, et selles suhtes ei ole nagu paljudele klientidele enam selline uus kogemus, et sa iga kord pead mõtlema, kuhu ma nüüd lähen ja mida ma teen. Ja võib-olla ka räägin kliendivajaduse võtmes selles suhtes, et millist partnerit kliendid otsivad. Et üks asi on see, et mis lahendust sa tahad, aga IT-ettevõtteid on turul erinevaid, on ka meil Eestis erinevaid, et kindlasti oli soov saada partner, kes on kaasamõtlev, kellel on lahenduskeskne mõtlemine tiimis, et ka need inimesed, kellega koostööd tehakse, suudaksid kaasa mõelda, välja pakkuda lahendusi, võib-olla soovitada mingisuguseid teisi teekondi, mida klient ise võib-olla alati ei näe või ei suuda välja mõelda. Eriti oluline just sellistes teenustes või klientide puhul, kes siis alustavad oma teekonnaga, eks ole, et endal võib-olla ei ole seda kogemuspagasit nii palju, et siis tegelikult, kui sul on partner, kes on samasuguseid projekte varem ka teinud, tuleb see alati kasuks. Lisaks sellele ka siis kindlasti eestikeelne tugi ja usaldusväärne koostöö, oleme kõik siin Tartus, et selles suhtes on alati suur pluss. Ja nagu enne ka mainisin, et võib-olla partneri valikul see terviklik kompetents, et lisaks tarkvarale on sul ka see riistvaraline võimekus, pluss siis ka selline konsultatsiooni või nõuannete võimekus olemas nagu ühes kohas. Ja pikaaegine kogemus, ütleme, et meie puhul me oleme olnud ettevõte juba väga pikalt, et on ka omajagu kogemus sellega nagu tulnud. Mis lahendus siis tänaseks on valminud? Kõik need on teile kättesaadavad, kes ei ole käinud, soovitan käia, väga äge koht. Ise käin ka päris palju padelit mängimas ja ronimissennal, nii et veebipõhine broneerimissüsteem ja veebis saab osta ka siis erinevaid pääsmeid, on siis jõusaali pääse, on siis rühmatreeningu pääse, lisaks siis broneerimistele. Ja broneerimise süsteemis, ütlen ausalt, minu arust üks paremini välja kukkunud UI või kasutajakogemuse projekte, et väga mugavalt kasutatav, samas annab ka kliendile väga palju erinevaid võimalusi, et sa saad filterdada endal siin kalendri vaates erinevaid väljakuid, saad valida kindlaid väljakuid siit näiteks, et soovin täpselt sellele padeliväljakule iga kord aega panna ja tegelikult saad vaadata ka ühtses vaates erinevaid saadavusi, et siit joonistub hästi kergelt välja ja samas teekonnas tegelikult saad ka siis teha oma broneeringuvajutusi peale lohistades ja nii edasi, et selles suhtes väga kasutajasõbralik
ja laialdaselt kasutuses. Lisaks sellele on ka siis erinevate teenuste võimekusega iseteeninduskassa seal saadaval või kasutuses. Erinevate teenustel ma mõtlen siis just et seda, et üks asi on see, et sa broneerid väljakut, aga teistsugune flow on näiteks sellele, sa ostad jõusaali pääsme, sa saad ostada erineva kestusega jõusaali pääsmeid, 10-kordne, 1-kordne, 6-aja pääse. Lisaks saad ka veebis tehtud broneeringule teha check-in nii-öelda, et näed, ma tulin nüüd kohale, et sind registreeritakse ka ära, et sa oled majja sisenenud oma broneeringuga. Ja sellele siis lisaks on ka oluline, et neil on iseteenistuslik pood. Pood annab siis antud kontekstis lisamüügi võimalust. Ilmselgelt see põhieesmärk, mis inimesed sinna tulevad, ei ole selleks, et osta joogipudel või rätik, aga tegelikult saad teha nagu lisamüüki oma põhiärile ja teenusele sellega, et sa võimaldad osta ka siis asju, mida võib kliendil seal kohapeal olles nagu vaja minna. Ja üks väga äge osa projektist oli nutikas valgusjuhtimine, et kogu Netspordi-hall siis on juhitud nutikalt läbi Noomi ja Haloredi liidestuse. Et Noomi kaudu Noom tegelikult teab, millal broneering algab, millal broneering lõpeb ja selle põhjal siis tegelikult saadetakse valgussüsteemile infot, et nüüd näed, 15 minuti pärast hakkab broneering, inimene kuskil ei sekku, lüliteid keegi vajutama kunagi ei pea ja tegelikult siis tuled lähevad ise käima ja kuni selleni välja, et pärast broneeringu lõppu sul on periood, kus tuled on pool põlevad, eks ta annab märku, et su aeg on läbi, aga okei, mängi oma punkt lõpuni ja siis tegelikult teatud aja pärast lähevad tuled täiesti kustu sellel väljakul, on ju. Et väga ise selles suhtes fännan, et tegelikult mängides ka ei pane tähelegi, et sul aeg läbi. Ma ei vaata ju kella, on ju, ja kui teist inimest pole peale tulemas, siis tegelikult ei saagi aru, et mul aeg nagu läbi on, et sellest kasutaja poole pealt väga mugav feature nii-öelda. Aga tegelikult ka ettevõtte poole pealest, et nende suur eesmärk oli siis üks, nagu ikka siin meil selle teemaks on tööjõudu vähendada, vältida selliseid mõttetuid tegevusi nii-öelda, et keegi käib ja paneb tulesid põlema, kui broneeringud algab ja käib ja kustutab, on ju. Ja lisaks selleks ka energiasäästlikkus, et täna väga oluline teema, eriti sellise suure spordihalli puhul hoiab siis kokku seda energiakulu ja kuna erinevad alad on erinevalt juhitud, siis kui su sellel väljakul on mäng, siis selle väljaku tuled lähevad kustu, aga siis sellel väljakul, kus mäng toimub, siis tuled jäävad põlema. Ja võib-olla selle projekti siis tulemusest ka natuke rääkides, et tänase läbiteema siis ikkagi tööjõukulude kokkuhoid, samamoodi neil on ka kassa, et ei taha väita, et on täiesti kogu aeg iseteeninduslik. Tegelikult on kliendil enamus kellaaegadest valik, kuhu minna, aga näiteks õhtustel aegadel on kassa alati kinni. Et kindlasti tööjõukulu vähenemine ja tööjõu efektiivsem siis kasutus, et tegelikult see teenindaja, kes seal on, saab tegeleda selliste suuremate probleemide või kliendi küsimustega, ei pea kulutama aega selleks, et kedagi sisse registreerida. Siis nende suurem eesmärk oli, et on autonoomne spordihall, see on saavutatud, et tegelikult spordihall toimib täis autonoomselt ja ilma inimjärelevalveta 24/7 olles ja kindlasti järjekordade lühendamine, et samamoodi see inimene, kes käib seal kogu aeg jõusaalis ja ostab oma pääset, ei pea seisma selles kassa järjekorras, sest et ta teab täpselt, mida ta tahab, maksab ära, läheb ise edasi. Tunnistan ausalt, pole kordagi seal kassas käinud, et see võib-olla on ka see nii-öelda ametipõhine kiiks, aga ei ole veel kassasse sattunud ja ei ole ka vajadust olnud, et kõik saab tehtud iseteeninduslikult. Ja tegelikult ka see valik kliendile, et nagu me siin täna oleme ka erinevate osapooltega tegelikult rääkinud, et erinevad kliendisegmendid tahavad erinevaid asju, et sul on valik teha oma broneering mobiilist, veebist, koha peal ja tegelikult ka telefoni teel, kui selleni jõuab, on ju. Ja ka see jätkusuutlikkus, et see on just selle valguslahenduse osas, et tegelikult see on nende jaoks väga oluline ja täna on see ka saavutatud ja usun, et mõtleme välja ka ägedaid lahendusi, kuidas seda veel edasi teha. Nii, proovin ajaga hakkama saada.
et räägin ka siis Aura veekeskuse iseteeninduslahendusest. Meil on ka täna esindaja koha peal olemas, et kui keegi tahab täpsemalt seda kliendipoolset vaadet kuulda, siis saab julgelt küsida. Et igaks juhuks ütlen, et kui te nüüd lähete Aurasse, kohe räägin võib-olla sellest lahendusest ka, aga lähete Aurasse, siis see ei ole veel täielikult laivis, et see on nii-öelda selline väike diiser, mis tulemas on. Ma usun, et Tartu inimestel väga ei pea selgitama, millise ettevõttega on tegu, et Aura siis on ujula, vee ja saunakeskus ja Eestis või tartlaste puhul siis ilmselgelt tuntud, võib-olla kui meil on see Tallinna seminar, et siis peab natuke rohkem võib-olla mõnele selgitama. Aga ka võib-olla, kus see lahenduse algus, millest me täna räägime, et tegelikult Aura puhul on kasutusel ka teisi lahendusi, kaasa arvatud siis kassa ja muud teenused, et räägime sellest ühest konkreetsest projektist võib-olla. Et kindlasti samamoodi järjekordade vähendamine, et just spordihallidesse tulevad ju inimesed tihti grupiga. On see siis kooligrupp või on see siis trenn, mis just algab, et kõik tulevad ühel ajal. Siis võib-olla tund aega sul on niisugune paar inimest tiksub, ja siis tuleb järjed tunni aja pärast kõik, sellepärast et trenn algab täpselt selle kellaajal. Et see tekitab sellist sessioonset järjekordade tekkimist, mida siis annab tegelikult iseteenuslahendustega natuke jagada, et see kassa järjekord ei ole korraks hästi pikk, siis jälle nagu väheneb, et tegelikult selle osad lähevad iseteenuse, osad kassasse, et jagab selle koormuse nagu ära. Ja samamoodi siis just nende püsiklientide või lojaalsuste klientide võtmes, et just nagu enne mainisin, spordihallid või spordikeskused on sellised, kus inimesed käivad ju mitu korda, et tavaliselt ei ole see, et sa tuled ainult ühe korra, vahest on, tuled spaasse, rohkem ei tule, aga üldiselt sa käid ikkagi mitmeid kordi, et siis tegelikult siis sa hindad seda kiirust, efektiivsust ja mugavust, sest see igapäevane ajakulu tegelikult ju kumuleerub, et kui sa käid 2 korda nädalas, iga kord sa seisad 15 minutit järjekorras, siis lõpuks sul ikkagi mõtled, et kulub päris palju aega selle peale. Siin on siis pilt sellest lahendusest. Tegu on siis võtmete väljastuskapiga, mille küljes on ka iseteenuskassa, et selline riistvara ja tarkvara liidestuse integreerimise projekt. Ütlen ära, et meie seda riistvara ei tooda, et kui keegi osta tahab, siis võib Aura esindaja poole pöörduda, aga just, et tegelikult ongi need püsikliendid, põhiliselt siis need, kes juba teavad, mida teha, saavad siia tulla, saavad oma pääsuvõtme siis siit otse kätte, teha oma vajadusel siis ka tegelikult teha teisi tegevusi, mida ma kohe näitan, ja saavad juba ise sisse minna, et ei pea seal kassas siis ootama. Lisaks mõned nagu ägedad võib-olla näited või teemad, mida me oleme ka siin projekti raames teinud, siis et tegelikult ka võtmetel on sootuvastusvõimekus või mitte võtmetel, vaid iseteenuskassal on sootuvastusvõimekus ID-kaardi põhiselt või siis kliendi profiili põhiselt, et enam ei pea olema seda, et sul on võtmed juba ette jaotada, sul on naiste ja meeste võtmed, siis saad võtad, et tegelikult see süsteem ise saab aru, millise võtme peab väljastama ja saab selle vastavalt ära programmeerida siis. Ja nendest teistest asjadest me juba natuke rääkisime. Ja räägin siis selle kassa osast ka, et tegelikult siin samamoodi selle iseteenuskassas, mis seal masina küljes on, saab teha erinevaid asju. Et lisaks sellele, et see lojaalne klient saab oma võtme kiiresti kätte ja minna siis ujuma, saab ka ennast kliendiks registreerida, oma pääsmeid pikendada. Jah, siin on see kliendi registreerimise protsess ka, et saab ka igast tingimustega nõustuda ja oma info ise sisestada ja tegelikult sarnased tegevused, mida sa teeksid kassas, aga nutikatel inimestel on võimalus ka seda siin kiiremini teha. Ja samamoodi siis perioodi pääsmete ostmine ja samas ka just need lojaalsed kliendid, kes on juba perioodi pääsme ostnud, saavad seda ka tegelikult pikendada siit otse iseteenuskassast. Jah, võib-olla veel
natuke sellest kviitungist juba rääkisime, et tegelikult täna paberkviitungid väga palju enam ei väljastada, et samamoodi siin on kasutusel meie digitaalne kviitungi lahendus. Aga suuremas pildis, nagu ma mainisin, et miks see projekt on oluline ja huvitav, on see, et ega tegelikult riistvara ja tarkvara peavad käima käsikäes. Et alati ainult tarkvaraliselt ei suuda kõiki iseteenuslahendusi lahendada. Ja sellega tuleb kindlasti nagu arvestada, et kui mingit iseteenuslahendust kasutusele võtta, et milline riistvaravajadus on, milline tarkvaravajadus on ja kuidas ja kas nad omavahel siis nagu suhtlevad, on ju. Nii. Ja tegelikult ka ütleme, et pealkiri on probleemid, mis said lahenduse, aga probleemid, mis saavad siis lahenduse kohe, kui projekt on avalikkusele siis väljastatud nii-öelda. Et samamoodi tööjõud, järjekordade vähendamine just nendel teatud hetkedel, kui järjekorrad on pikemad. Ja selleks, et need töötajad siis tegelikult saaksid keskenduda nendele olulistele tegevustele. Regulaarsete külastajate hoidmine, nende kliendi teekonna mugavdamine ja tegelikult ka uute klientide teenindamine iseteeninduslikult, kes siis tegelikult juba teavad, mida nad tahavad, et ei vaja otseselt mingisugust juhendamist. Nii. Küsimuste voor on küsimusi 2 projekti osas. Võib-olla natuke läksin lõpna ja kiireks, aga kui on mingeid täpsustusi, mõtteid, tagasisidet, ootan huviga. Eelmise esineja kohta üks küsimus oli, mida tahtsin teada, et kust pärineb algne info, et see oli alguses on see Cloudixis, eks ju, siis on sul tegelikult Noomi platvorm, kuhu sa algse info sisestad selles suhtes, kui sul on tegelikult samune kundepõhine nagu toode ja siis sealt tegelikult siis kas see kuhu see algselt selle otsikoodi toote ja rengi, kus sa seda teed? Esialgne info on ikkagist Noomi sisestatud ja siis kogu see seadlistus käib ka Noomi poole peal. Et see tellimuskeskkond on siis nii-öelda tulemus, mida näeb, mis on Noomis. See on kõik tehtud Noomis ja siis see hiljem, mida seal kuvab, siis sealt kaudu päris. Et see kliendi info on seal ja hiljem see tellimus jõuab küsimusena kokku mingi tellimuste alla sisse. Ja, et suhtlebki 2 pidi, et info tuleb siis algselt Noomist, mida siis nii-öelda seal keskkonnas sisestada saab. Ja kui tellimus on sisestatud, tellimus arvestatakse Noomi ja siis kui Noomis nii-öelda selle tellimusega midagi Noomis tehakse, peegeldatakse see info tagasi sinna keskkonda. Ehk siis 2 pidi toimub selle lahenduse puhul see info. See mingi topeltsisestamist? Ei ole topeltsisestamist. Et ikkagist Noom on nii-öelda see kogu info kogum, mille ümber me oleme lahendusele ehitamas. Kahju sa räägid kogu see info. Topelttööd ja topelttööd ja et see ongi mõte, et seda topelttööd lahendada. Mul on just tüütu selles, et mul on 3 noomi, mida ma igapäevaselt kasutan ja siis mul uus toode tuleb, siis mul on mingi Asturis. Et see on see pigem, et seal ei ole sama nagu, ei see on hea uudistadega ei ole nagu teema. Väga hea küsimus, jaa, siuke päris eluline. On veel küsimusi? Okei, siis tegelikult meil on lõunaaeg, et suundume, Pamela, kuhu me suundume tagasi kööki. Endiselt, kui on küsimusi, mõtteid, tahaks niisama arutada, siis oleme olemas ja kell, mis seal kirjas on, kell 13.30 hakkab siis järgmine sessioon. Jah, aga aitäh teile!